Valitsuse kõige tõsisem mure 1992. aasta sügisel oli 1993. aasta riigieelarve puudumine. Kui Laar palus rahandusministril tutvustada tulevase aasta riigieelarve eelnõu, siis tõsteti peaministri lauale lihtsalt 2 paberivirna. Suuremas neist oli ametkondade rahataotlused, teises mitu korda väiksemas hunnikus olid kirjas riigi tulud. Kroonides mõõdetuna oli 2 paberipataka vahe peaaegu 2-kordne. Tulusid 3,5 miljardit, kulusid enam kui 5 miljardit krooni. Tulusid polnud võimalik suurendada, seepärast tuli eelarve tasakaalustamist alustada suurema paberivirna kärpimisega. Eriti valusalt tabasid kärped põllumajandust ja sotsiaaltoetusi. Seal oli niigi häda suur. Kuna punaparunid olid ühismajandite vara juba laiali tassinud, sai Laar külge Eesti põllumajanduse hävitaja sildi. Ümmargune null kirjutati ka lasteaedade, koolide, kultuuriasutuste ja paljude teiste valdkondade investeeringute reale. Seejärel kärbiti jõhkralt kohalike omavalitsuste tulubaasi. Kui sellestki küllalt polnud, kutsus Laar ministrid ükshaaval vaibale ja nõudis neilt juba niigi viimaseni nuditud kulude veelkordset kärpimist. Tulemuseks oli see, et terve 1993. aasta jooksul investeeris riik ainult 3 miljonit krooni, mille eest ehitati 2 pisikest piirivalvekordonit. Aga eelarve sai tasakaalu ja kiideti Riigikogus veebruari algul heaks. See oli valitsusele erakordselt tähtis võit. Kui opositsioonil oleks õnnestunud venitada eelarve vastuvõtmist märtsini, oleks põhiseaduse kohaselt tulnud välja kuulutada erakorralised valimised. 1992. aasta kõige raskemal ajal aitas valitsuse kärpekääre teravana hoida ning majandus- ja finantssektorit stabiliseerida peaministri majandusnõunik, praegune Eesti Panga president Ardo Hansson. Palun. Austatud Mart Laar, kallid kaasvõitlejad, endised kaasvõitlejad, daamid ja härrad, mul on tõesti suur au sellisel üritusel täna osaleda ja on seotud väga suurte emotsioonidega ka, kui vaatad neid pilte või kohtud vanade heade tuttavatega. Ja olen ka tänulik kõikidele teistele Eesti Vabariigi peaministritega, kes on mind usaldanud oma nõuniku rolliga. See on olnud väga meeldiv ja tähtis ülesanne. Mõtlen selle peale, et miks me üldse selles töös osalesime. Ma arvan, igat ühte meist motiveeris kindlasti isamaa armastus. Mind ennast motiveeris ka usk turumajandusse ja sellesse, et on võimalik üle minna ühe hoobiga ja mitte läbi mingi 3. tee ja et selles mõttes liikuda kiiresti. Kolmandaks mind motiveeris ka teatud teadmine maailma majandusajaloost ja seda mitmes moel lugedes. Üks oli professor Ragnar Nurkse, meil kõige kuulsam majandusteadlane, kirjutades ühe oma tähtsama raamatu nimega The Course and Control of Inflation, a Review of Monetary Experience in Europe after World War I. Ja Nurkse kirjutas, kuidas väga paljud riigid peale esimest maailmasõda kiiresti liikusid hüperinflatsiooni suunas. Üks erand oli aga Läti Vabariik, vastloodud, vastsündinud väikeriik ilma mingisuguste kogemusteta, institutsioonideta, suutis ennast peaaegu esimesena stabiliseerida, mis andis usku, et on ka uuel riigil võimalik seda saavutada. Mind inspireeris Domingo Cavallo Argentiinas, Hongkongi edulugu, aga võib-olla kõige rohkem Saksamaa Wirtschaftswunder Konrad Adenauer, Ludwig Erhard. Ja ma tol ajal uurisin väga palju seda case'i, rahareformi, kuidas seda tehti väga kiiresti ja edukalt. Ma arvan, et need õppetunnid olid kasulikud. Aga seda rahareformi järgset perioodi ja me kuidagi mõtleme Wirtschaftswunderi peale, mõtleme, et oli edukas rahareform ja siis seadis Saksamaa kohe väga kiirele arenguteele. Tegelikult nii ei olnud. 2,5 aastat oli väga raske olukord Saksamaal. Tegelikult sotsiaalne olukord halvenes, majandus käis alla ja ainult 1950. aasta lõpul järsku hakkas majandus tõusu teele. Ma arvan, et see ka näitas, et sul on vaja säilitada usku, säilitada kindlust ja selle nagu paari aasta üle elada ja mitte alla anda. Nii et selles mõttes ajalugu on tähtis ja tänane üritus, mis aitab seda jäädvustada, on ka loodetavasti tulevikus teistele ka kasulik.
Räägiks täna natuke kolmel teemal, esiteks natuke taustast, majanduse olukorrast tol ajal, teiseks siis natukene tähtsatest sammudest ja kolmandaks siis natuke tulemustest ja järeldustest. Ja me nägime neid kaadreid siit 92. aasta alguses, seda ei ole vaja korrata, meil on kõigil omad mälestused sellest perioodist. Mina mäletan, kus ma Soomes elasin tol ajal ja vedasin jahu ja piimapulbrit edasi-tagasi laevadel, et lastele oleks midagi süüa ja juua. Ja majandus oli vabas languses, hinnad kasvasid jaanuaris-veebruaris 80% kuus ja kehtis ulatuslik defitsiit, poed olid tühjad, korterid olid külmad ja 91. 4. kvartalil oli meie keskmine kuupalk 7,3 eurot. Arvan, 1992. aasta jooksul jätkus majanduslangus, võib-olla 2 aastaga langes meie majandus mingi veerandi võrra, meie sissetulekud langesid veelgi rohkem, kuna Venemaa kehtestas meile üleöö maailmaturu hinnad naftale, me pidime seda kohe välja maksma. Väliskaubandus oli meil tol ajal 90% endise liiduga, see kukkus kokku ja meil oli vaja seda ümber orienteeruda ja eelarve oli kiiresti liikumas puudujäägi suunas, IMF-i arvestuste järgi tol ajal oli puudujääk mingi 5–6% SKT-st, kui midagi muud ei oleks teinud. Ja nagu Siim Kallas rääkis, pangandus oli disfunktsionaalne. Septembris võib-olla isegi ühe panga siseselt liikusid rahad võib-olla 4 päevaga, novembriks oli juba 4 nädalat. Samas pangas liikus ühelt arvelt teise. Tol ajal oli juba paranemismärke näha ka, poodidesse oli juba natuke rohkem kaupa ilmumas, inflatsioon oli natukene langemas, kuigi aasta arvestuses, kui valitsus astus ametisse, oli inflatsioon alles 1254% aastas ja keskmine kuupalk oli rahareformi ajaks kasvanud umbes 35 eurole ja valitsuse ametisse astumise ajaks umbes 45 eurole. Siin mängis rolli teatud sammud, mis olid võetud aasta esimesel poolel. See oli hindade ulatuslik liberaliseerimine jaanuaris 92, mis kannab ka Tiit Vähi nime. See oli väga tähtis samm vältimaks lausa nälga, ma arvan, rahareform ja kolmandaks rahareformi komitee dekreet 035, millega me tõstsime makse oluliselt ajutise sammuna selleks, et tagada eelarve tasakaalu. Nüüd uuel valitsusel olid majanduspoliitilised mitmed väljakutsed. Üks oli majanduse stabiliseerimine, teine oli luua alust tugevale majanduskasvule ja kolmas oli siis hakata taasintegreeruma Euroopaga. Ja mina räägiksin ainult natuke majanduse stabiliseerimisest. Ja raha- ja valuutakursipoliitika raamistik oli juba rahareformiga paika pandud, nii et uue valitsuse suuremad ülesanded olid seotud fiskaalpoliitikaga ja pangandusega. Nii et eelarve tasakaalu viimine ja tasakaalus hoidmine, teiseks ulatuslik maksureform ja kolmandaks pangandussektori saneerimine, millest me oleme juba kuulnud. Ja valikuid sisuliselt ei olnud, sest nagu raha ei olnud, maja oli põlemas ja oli vaja kiiresti tegutseda. Eelarve tasakaal oli väga tähtis selles mõttes, et meil ei olnud kusagilt raha võtta. Meil oli valuutakomitee, ütles Eesti Pank ei tohtinud valitsust krediteerida, valitsus oleks võinud proovida kusagilt kommertspangast raha saada, aga neil ei olnud ka raha, sel ajal ei olnud mingit väärtpaberiturgu, nii et tegelikult ainult saime natuke raha välismaalt. Ja ma arvan, et tasub meeles pidada ka neid sõbralikke riike, kes meid tol ajal aitasid, need rahasummad ei olnud suured, aga tol hetkel need olid väga kriitilise tähtsusega. Ja kui seda eelarvet ei oleks tasakaalu viidud, oleks kroon kindlasti kukkunud ja me oleks olnud teises olukorras. Maksureformist nii palju, et me tavaliselt see kõige kuulsam reform on seotud proportsionaalse tulumaksu kehtestamisega, aga see reform oli palju laiem ja täiesti põhjalik reform ühest otsast teise oli vaja lihtsalt muuta süsteem, nagu see süsteem, mis kehtis endise korra puhul ei olnud kõlbelik enam, oli vaja luua turumajandusele omane süsteem, oli vaja lihtsalt maksurahasid koguda ja mõtled, kui ei ole tõhusat maksuametit nagu tänapäeval, see on väga-väga raske ülesanne ja oli vaja siis ehitada ka maksusüsteemi, mis hakkab soodustama tulevast majandusarengut. Ja siis kolmandaks oli pangandusreform, sellest ma enam ei räägi, aga see oli väga võtmeküsimus nii majanduskasvu
taastamisele kui eelarve puudujääkide vältimisele. Kes võisid või mis tegurid siis ohustasid reformi? Üks asi, mis võib-olla ei olnud väga mängus, oli niisugune tänapäevane populism. Ma arvan, tol ajal siiski oli kõik niisugune õhkkond, et vähemalt poliitikud väga tihti tõmbasid pigem samas suunas, aga üks tegur oli teatud huvigrupid, siin oli juttu nendest punaparunitest või mõned pankurid, kes tahtsid käibekrediite, tahtsid tasaarveldusi ja nii edasi. Kui nendele oleks alla antud, ma arvan, oleks asjad teisiti läinud. Teine oli Eesti riigi nõrk haldussuutlikkus, lihtsalt uus noor riik, oli seda vaja kõik üles ehitada ja see tegi olukorra väga raskeks. Ja kolmas tegur oli aeg. Meil anti niisugune aken aasta, poolteist, paar aastat, kus niisugune tavapärane poliitika ei kehti ja seda ära kasutada oli väga tähtis, kui ootad ja näed tänapäeval, kuidas mõned riigid ootavad 4-5 aastat, see aken sulgeb ja rahvas enam ei aktsepteeri neid muutusi. Lõpetuseks siis tulemustest me kõik teame Eesti majanduse üldarengut. Inflatsioon oli 93. aastal ikka veel 90% ja 95. aastal siiski alles 30%. Nii et see protsess oli vaevaline, aga eelarve hoiti alati tasakaalus või tasakaalu läheduses. Panganduskriis lahendati, me integreerusime Euroopaga. Ja põhimõtted, mis tol ajal kehtestati, eelarvedistsipliin, maksuarengut soosiv maksupoliitika, majanduslik avatus on tänapäeval säilinud ja majanduspoliitika suhteline stabiilsus on ka osa meie atraktiivsest ettevõtluskeskkonnast. Ja konservatiivsus rahandusküsimustes on meid alati hästi teeninud ja need on põhimõtted ka, mis on relevantsed praegu Euroopas. Lõpetuseks olen ka veel kord tänulik tänase kutse eest ja tänulik kõikidele, kellega olen aastate jooksul koostööd teinud. Tänan tähelepanu eest.